Spordisõprade meeskond on siis teinud tõepoolest ühe väljasõidu, sõitsime Kehrasse, kus siis harjutab HC Kehra ja valmistub siis Eesti meistrivõistlusteks. Ja meil on siis täna selline plaan, et kuna me oleme teatavasti Gregor Arbetit võitnud ja sedapuhku siis Gregor Arbet on teatavasti Eesti meister, nüüd siis on meil vastas Balti meistrid ja kui me neid võidame, siis oleme me sisuliselt Balti tšempionitele ära teinud ja siin teisel pool väljakut siis tegelikult Kehra veel harjutab enne meiega vastasseisu. Okei, super, jah. Harjutage. Jah, okei. Nii lähme läbi. 10 korda sama asi. No nii, peab tunnistama, et ikkagi saime kaotuse ja 8-2 ja siis lõpskord. Mida me siis valesti tegime? No, ma arvan, et esiteks te peate harjutama tugevuse, visketugevust, et see võib-olla jäi teil nõrgaks. Ma vaatan, et ma viskasin ühe korra sulle palliga näkku, aga midagi ei juhtunud, et nägu on ikka samamoodi. Ja, sest. No tundub tõesti, et minu õlavigastus ei olegi veel kõige hullem asi, et Jaanil on ikka näpp ikka täiesti nahk on maas, et ma saan aru, ühe viskega läks see minema. No jaa, pole midagi teha, et kui oled harjunud paberit tõstma ja siuke siidinäpp oled, siis polegi midagi teha, kui läheb näpu otsast nahk minema. Et õlg, see veel kannataks mängida, aga kurat, näpud need ei kannata. No näed siis. Ja ka mina sain oma näpu. Päris rõve on see vaatepilt tegelikult. Nahk on läinud näpul. Põhimõtteliselt ka ühe viskega, kõige viimase viskega. Aga me nüüd põhimõtteliselt päris pikka aega sporti teha ei saa, et mis teha noh. Aga elu on selline. Nii et Maksim, tervitused sulle sinna Los Angelesse. Meie oleme siin kahjuks vigastatud ja midagi rõõmsat ei ole siit eksperimendi rindelt. Me saime siin mõlemad omal näpud puruks, et kui tihti seda ette tuleb meestel? No see tuleb nendel, kellel näpud on nõrgemad, et kelle näpunahk ei ole nii tugev, et ilmselt on vaja just füüsilist tööd või rohimist, nõudepesemist, anguga heina teha, et siis lähevad näpud tugevaks, siis ei ole katki.